Püüdsin nüüd kinni Veiko Vihuri ja paar küsimust ka sulle. Mis on siis see, mis tänaselt kõnetuurilt sulle meelde jäi? Oi, päris mitmeid asju. Aga tegelikult peamine sõnum on ikkagi mure Eesti pärast, et Eesti jätkuvalt vajab päästmist. See, mis oli EKRE valimisloosung ja valimislubadus eelmistel Riigikogu valimistel, see tuli täna ikka jälle jutuks, et tegelikult vahepeal on asjad läinud palju hullemaks ja kui EKRE peaks saama võimule pärast valimisi, siis tööd on oi kui palju. Ja mis on peamine mure Saaremaal või probleemne koht praegu? Ma arvan, et Saaremaal neid probleeme on muidugi palju ja paljud asjad kattuvad ju ka nende probleemidega, mis on meil Eestis, olgu siis sündivus, külade tühjenemine. Ma ise kirikuõpetajana näen ju oma silmadega, kuidas külad jäävad tühjemaks, kuidas maaelu hääbub, kuidas paljud asjad jäävad ära, lõpuks ongi ainult vana kirik, seal veel viimane asutus, mis ei ole kinni pandud ja mis hingitseb. Nii et ma olen täitsa mures sellepärast, et mis meist saab, aga ma loodan siiski, et meil on seda vaimujõudu ja hingejõudu pöörata asi paremuse suunas tagasi, aga see ei saa olla ainult üksi Saaremaalt, see peab olema üle Eesti. Terve Eesti muutub, pöördub, paraneb ja siis ka meie Saaremaa, ilus kodusaar ja meie muud maanurgad saavad jällegi õitsema. Nii arvas vastus. Aitäh selle eest. Kuidas sulle meeldib Kristjan Michali väide, et Eesti on korda tehtud ja hakkame nüüd unistama? Nojah, ma nägin mingisugust meemi selle kohta, et Eesti on paljaks varastatud ja hakkame nüüd unustama. Naljahambad olid siis sellise loosungi vastukaaluks pannud. No see on muidugi täiesti küüniline poliittehnoloogiline väide, et nüüd nagu olevat kõik korda tehtud ja nüüd on aeg millestki unistada. Minu sõnum Reformierakonnale on küll see, et teate mehed, teie ei unista enam midagi. Teie aeg on siit minna ja teised unistavad ja teised teevad nüüd edasi.